paistab päike või kuu. Meil on hea, las kõrbus viiliseb tuu. Meil on hea, kui sinu huuled on mu suul. Meil selle tänaval on koos olla hea. Las paistab päike või kuu. Meil on hea, las kõrbus viiliseb tuu. Meil on hea, kui sinu huuled on mu suul. Meil selle tänaval on sinuga nii hea. Tere õhtust! Oleme Suvestuudioga taas komandandi aias. Mul on hea meel, et valisite vaadata just meie kanalit täna õhtul ja meiega Suvestuudios olla. Vaatame üle, mida tänane saade meile pakub. Täna Suvestuudios. Tallinna merepäevad tulevad seekord suurejoonelisemad kui kunagi varem. Tutvume Aegna saare pea ainsa püsielaniku Jukuga. Põhiküsimus on, kas igav on. Et ma arvan, kui see saar oleks igav või siin olemine oleks igav või üksinda, siis ma siin ei elaks. Vestleme Põlva elust viikingi laeva peal. Siin Põlvajärvel tegelikult ma olen järve peal täitsa esimest korda, peab tunnistama. Uurime, kas burger võib tõesti olla ka tervislik. Ma ikkagi arvan, et tänapäeva inimene üha enam mõtleb tegelikult selle peale, mida ta sööb. Ja ma palun hoia veel, pigista mult kinni käest nii päev. Stuudios on Eesti üks väheseid magistrikraadiga muusikuid Artjom Savitski. Ma päris nagu otse sellel erialal ei tööta, aga samas ma töötan ka, et nimelt ma töötan veel Kidzone TV-s. Et mis on, võib meile Liigume siit vanalinnast pildiga Mustamäele. Paljude selle linnaosa elanike unistus on täitunud ja täna pandi seal Mustamäe kirikule nurgakivi. Täna toimus siin Mustamäel väga tähtis sündmus. Esimest korda pärast teist maailmasõda saab Tallinna linn endale uue kiriku ja täna pandi sellele uuele kirikule nurgakivi. Kui tähtis üldse Tallinnale on selline kirik, et kui palju sellele kasutus tuleb? No, ma arvan, et ega ühtegi kirikut ei saa ei üle ega alatähtsustada. Ma arvan, et kõik see, mis siin toimuma hakkab, see annab sellele tulevikus sisu ja tegelikult on tõesti nii, et see mitte ei ole ainult selle koguduse kodu, vaid siin saab olema palju enamat, et siin saavad kindlasti olema ruumid sotsiaaltööle väga erinevates valdkondades. Siin saavad olema kindlasti tulevikus ka kultuuri, sündmused, kontserdid ja ma arvan, et sellest kujuneb kindlasti selle kogukonna üks keskustest. Kui palju ikkagi eestlane kirikus üldse käib, palju talle või kas talle seda vaja on? Uuringute järgi on Eesti väga religioosne riik. Mitte kõik kahjuks ei kuulu kirikusse, ja võiks rohkem kuuluda. Aga kui palju inimestel kirikut vaja on? Eestlasega on nõnda mitte ainult kirikuga, vaid ka perearsti ja päästeametiga. Et tal on oluline teadmine, et kui tal on vaja, siis on kirik kohe tema käe ulatuses. Ja inimestel on oluline, et kiriku torn paistab aknast. Inimestel on oluline, et kiriku kell kostaks. Ja jõuluõhtul me näeme, kui oluline on tegelikult eestlasele kirik. Rohkem kui pooled eestlastest käivad jõuluperioodil kirikus. Aga kui palju nüüd Tallinna linn aitas, et see kirik ikkagi lõpuks ehitama hakati? Ütleme niimoodi, et see on kindlasti sündinud koostöös. Ma arvan, et seda kirikut ei oleks kunagi tulnud, kui ei oleks Mustamäel kogudust. Ma arvan, et seda kirikut ei oleks kunagi tulnud, kui Luteri kirik ei oleks seda asja teha võtnud ja hakanud otsima võimalust kogudusele kodu luua. Aga loomulikult siin on oma osa ka Tallinna linnal ja meil on lihtsalt rõõm selle üle, et me saame seda tegevust toetada, aga see on kindlasti väga-väga paljude koostöö.
Kui palju tunnete, et riigi elus arvestatakse ka kiriku arvamusega? Kui palju näiteks teilt küsitakse arvamust mingite asjade kohta? Tallinna linnas ma tunnen seda väga tihedalt, kuidas kirikuga arvestatakse ja tegelikult ka üldiselt. Viimastel aastatel on arvamust kiriku seisukohta küsitud iganädalaselt peaaegu et üle päeva. Aga Tallinna linnas on kirik olnud läbi ajaloo kogu aeg olulisel kohal ja seda ka praegu. Mustamäelt liigume merepäevade teema juurde. Täna nimelt tutvustati, mis saab toimuma juuli keskel toimuvatel merepäevadel ja vaatame, mida meie reporter seal kuulis nägi. On kiilu all tormine meri ja süüdvester varjamas tuult. Merepäevad on 12. korda või et nad on 12 korda olnud. Kumba pidi see on? No, me võime isegi öelda, et tegelikult on see, selles koosluses on nagu 10. juubel, kui siin panna kokku, siis et see kooslus, et siis Eesti Meremuuseum koos ajalooliste laevade seltsiga ja Tallinna linn ja Tallinna Sadam, et nii nagu neid suurema kooslusega sai alustatud, jah, see on nagu mingisugune märgiline tähtpäev see aasta tõesti. Selle aasta merepäevad on erinevalt tavalisest 3 päevast 4 päevased ja põhjus ongi siis see, et Tallinnas on Tall Ship Race ehk siis suurte purjekate regatt ja nii palju laevu purjekaid oli viimati Tallinnas 25 aastat tagasi ehk üks põlv on mööda läinud. Nii et see on nüüd küll selline sündmus, mida tuleks vaatama tulla ja kindlasti sellist uhket vaatepilti lähiaegadel oodata ei ole, nii et kindlasti kutsun kõiki seda vaatama. Mida Lennusadamas saab teha, näha, katsetada, vaadata? Meil on olemas Lennusadamas suurnäitus Mayday, mis on olnud siiamaani väga populaarne, eriti ka nooremate seas, kuna on võimalik helikopterisse sisse ronida. Ja samamoodi on ka meil ju ka see aasta, kuigi eelmine aasta oli suur viikingite aasta, aga nagu on, et viikingid ei hävine mitte kuidagi, ka neid on tänavu aasta Lennusadama alal näha. Millised üritused siin Kakumäel merepäevade raames toimuvad? Esmakordselt Eestis on Speed Race, ehk see on siis umbes poolkilomeetrise distantside peal erinevad laevad saavad näidata erinevaid kiirusi, mida ka siis politseiradariga mõõdetakse ja suurele ekraanile välja tuuakse. Samas me toome see aasta esmakordselt Eestisse foilivad ehk vee kohal lendlevad katamaraanid nii Soomest kui Prantsusmaalt, mis on ka väga huvitav elamus ja meil on 2 õhtut siis pühapäev ja esmaspäev, kus inimesed saaksid ka ise testsõite proovida, küll reisijatena, aga luban, et adrenaliin on päris laes. Samas on meil terve nädal on siin Meresõber koos meie enda purjekooliga, mida siis opereerib Tallinna Jahtklubi ja selle baasil me saame terve nädal pakkuda lastele siis merepäästeõpet ja esmast purjetamisõpet. Kuna seekord on meil siin päris suur laevastik, 12 optimisti, siis ma arvan, et kõik lapsed, kes soovivad, saavad ka ära proovida. Ahoi, ahoi, meremees, ahoi, ankur klaariks. Selle aasta merepäevadel on niisugune unikaalne moment, kus The Tall Ship Races regatt, mis on maailma suurim purjeõppealuste regatt, siis purjetab Läänemerel. Ja tema peasadamad on Soomes Kotkas ja Turus, kuna Soome riigil on 100 aastat juubel. Aga meil siis õnnestub neid laevu ka Tallinnas näha. Et kui kogu selles laevastikus on muidu 100 laeva, siis Tallinnasse me hetkel ootame suurusjärgus 50 laeva. Ja tegu on siis suurte ja väikeste purjelaevadega, millel on üks nii-öelda siis õilise eesmärk ja see on noortele purjetamise õpetamine. Ehk tegelikult nad lähevad, sõidavad võidu Läänemerel päris pikkasid distantse,
ja kogu see elu on laeva peal üles ehitatud nii, et kui noor tuleb laeva pardale, siis ta ei pea teadma absoluutselt mitte midagi purjetamisest ega merest. Piisab sellest, kui ta teab, et vesi on märg ja tuulega lainetab. Et kõik ülejäänu tegelikult suudavad õppelaevad õpetada oma meeskonnale siis nende päevade jooksul, mis siis meeskond pardal on. Jumalaga mannsest tuules oli ramm ja reisusiks oli meile Rotterdam. Noblessner on lausa sadamalinnak, nagu me seda ise nimetame. Ja tegelikult meie selline põhiprogramm, kõige suurem programm on 15. juulil, merepäevade esimesel päeval. Ja selleks puhuks me avame inimestele 2 kohta, kuhu muidu ligi ei saa. Ja neist üks on siis Noblessneri Ellingu park, mis on suur roheline muruplats tehaste taga ja kai vahel. Ja teine on siis Eesti kõige mereäärsem kortermaja, mis tänaseks pole veel valmis ja saab valmis aasta lõpuks. Aga me laseme ka inimesed sinna sisse. Üle ääretu veel, kui sõuad ja lähed. Muidugi on ka lennusadamast jällegi võimalik merele minna, laevasõite teha, siis lennusadama Noblessneri ja Vanasadama vahet. Nii et ka need üritused ja ju seal ala peal toimuvad ka erinevad kontserdid vastab programmile ja eelkõige ikkagi rõhutaks selle öölaulupeole, mis on pühapäeva õhtul ja kui on ilus ja kui hakkavad esimesed purjelaevad saabuma juba Soome poolt Tallinna lahele, siis peaks see kena vaatepilt olema. Tallinnale väga lähedal, vaid mõnekümne minuti praamisõidu kaugusel asub mitmeid kauneid saari. Naissaar, Prangli, Aegna, kõik need saared pakuvad tegelikult meile väga lähedal imeilusat puhast loodust ja midagi väga-väga kaunist. Meie reporter Jaan Sudak käis Aegna saarel tegemas tutvust sealse eluoluga ja rääkis seal kohalikuga ja mida nad seal rääkisid, seda kohe näeme. Oleme siin Aegna saarelle, kuhu paljud inimest jalg ei satu ja räägime kohaliku mehe Jukuga, kuidas saare elu käib. Juku on mees, kes elab Aegnal. Torvama maailma eest läks Juku pakku juba 2004. aastal. Enne seda rändas mees mööda ilma ringi ja otsis oma kohta. Selle leidis ta Aegnal, kus saare rahu ja ilu võitsid mehe südame. Kuidas sa siia saarele jõudsid? Jõudsin niimoodi, et matkasin väga erinevatel saartel, erinevates Eestimaa paikades eelmise sajandi lõpupoole ja Aegna oli üks see koht, kuhu ma matkades ka jõudsin ja päris mitu korda. Ja siis leidisin, et siin on päris mitu maja, mis sobiksid elamiseks aastalingseks ja siis panime sõbraga rahad kokku ja ostsin selle maja ära. Eripära on just see, et ta on mandrile lähedal, aga samas ta on isoleeritud, et siia ei saa igaüks ja siit ei saa ära, ja mulle meeldibki see ja üldse see saar on väga pisikene ja see teebki selle saare hästi eriliseks. Kas sa ennast üksinda ei tunne siin? Ei, põhiküsimus on kas igav on, et ma arvan, kui see saar oleks igav või see olemine oleks igav või üksinda, siis ma siin ei elaks. See oleks ka kindlasti see vastus. Peale Juku elab saarel püsivalt vaid saarevaht. Suvekuud toovad teisigi. Tööd saarel leidub. Juku hoolitseb nimelt selle eest, et Aegna oleks ilus koht. Külalistele on seal palju matkaradasid ja lummavaid vaateid. Siin elab veel 2 püsielanik on, üks olen mina nendest, siis on teine nimel üks veel, kes esindab saart linna poolt ja siis on veel suve läbi elab veel 15 inimest ja siis loodusmajas on olemas komandant ja siis on veel paaris 3 puhkemajas inimesed paikselt paigal. Töö on hooajaline ja selle alla käib kõik saare heakord ja üldhaljastus. See on kõik minu käes. Kõik rannahooldused, sadamakorraldus ja kõik selline, mis hooajal inimesed vajavad. Juku rääkis südamelt ka mured ja rõõmud. Rõõmuks on oma saar, kus veeta rahulikult aega. Mureks aga ühendus mandriga. Saarele saab praamiga vaid suvekuudel. Nii ongi rahulikum. Aegna saare sadama kai võiks olla korras, see on nagu kõige suurem mure. Ja siis teine mure on see, et kuna meil on kogukonnas peaaegu 17-18 inimest sisse kirjutatud ja nendest suvele elab juba 15 saarel paikselt, siis me võiksime kogukonna poolt nagu ise korraldada regionaalset vabatahtlikud päästet, et see oleks ka nagu perspektiivikas nii riigile kui ka meile. Ajavoogude see
milline on üldse ühendus mandriga, et kuidas sa mandrile pääsed, kui palju sa seal käid, kas sul on vaja poes käia, kuidas sa kaupa saad? Jaa, linna poolt on suvel doteeritav spetsiaalne laev, mis käib Kalasadamast Aegnale suve läbi. Kui see ära lõpeb, siis peab vaatama ise, kuidas mandrile ja toidule saab, ehk siis tuleb hakata oma paatidega käima. Kui ilm lubab, siis saab ja kui ei luba, siis tuleb oodata, millal saab. Aga suht harva saab ikka talve jooksul üle. Ja eks ongi niimoodi, et põhiasjad tuleb ikkagi ise valmis teha, mis on saarel võimalik. Lihtsamad toidud asjad ja see, mis on väga hädapärane, siis see tuleb ikkagi linnast tuua. Aga see tuleb tuua ka juba mitte ainult talvel, vaid juba varakult enne talve, et ära elada siin. Talvel ongi see lõbu, et talvel peab uhkama nendest turistidest, et see saar vajabki ka rahu, et tal ongi niimoodi 2 tsüklit, et üks tsükkel on, kus rahvast on hästi palju ja teine aste on jälle see, kus taastub nii loodus kui ka mina. Aegna kohta veel nii palju, et neile, kes ei tea, Aegnale pääseb ju rohelise kaardiga Tallinna elanikud kõik täiesti tasuta, nii et see on nagu bussisõit. Läheme edasi suvesaates väga palju sellel aastal. Suvel tahame muusikast rääkida ja muusikat kuulata ja järgmiseks kutsumegi külla Artjom Savitski ja Katrin Hindrikus vestles tema suveplaanidest ja tema muusikast temaga. Ja nüüd mul on hea meel tervitada siin suvestuudios meie järgmist külalist, kelleks on Artjom Savitski. Tere õhtust! Tšau! Kuidas sul läheb, Artjom? Mis projektidega sa hetkel tegelemas oled? No hetkel on jälle suveperiood, see tähendab, et on hästi palju igasuguseid kontserte, pulmasid ja muud värki. Ja lisaks kohe varsti tuleb välja ka uus singel. Räägi sellest uuest singlist. No kuna vaata praegu on suve algus, siis ilmselgelt see laul ilmselt räägib suvest ja oligi tegelikult täiesti kogemata sündis, et ma üldse ei plaaninud, et see peaks suvest rääkima, aga lihtsalt kevadel seda lugu kirjutades tekkis siuke ülemeelik emotsioon ja siis sündisid sellised sõnad ja ühesõnaga tuleb ikkagi suvelaul. Väga äge, aga ma olengi kuulnud, et sa oled viimasel ajal hakanud päris palju pulmades just käima esinemas, et kuidas siis on olla inimeste kõrval sellisel tähtsal päeval? No see on päris raske ülesanne, mida antakse nagu muusikule, sest on tähtis, et see üritus nagu jääks sellele kahele inimesele kõige tähtsamal päeval väga hästi meelde, just nagu positiivse poole pealt kindlasti, et ja muusikal on kindlasti väga suur osa sellel, nii et minu jaoks on see väga tähtis, et paar jääks rahule oma peoga ja suur vastutus on. Aga samas on nagu tore näha, et kui sa selle viimase seite ära lõpetad, et nad naeratavad sulle ja paluvad veel ja siis sa saad aru, et sa tegid oma asja hästi ja õigesti. Nii et kõik, kes hakkavad abielluma, siis kindlasti kirjutage mulle. Aga tegelikult oled sa ka üks väheseid muusikuid, kellel on kõrgharidus, sa oled õpetanud telekommunikatsiooni eriala, et kas sa tegeled ka oma erialase tööga? Jah, ma lõpetasin bakalaureuse ja siis magistri samal erialal ja nüüd ma päris nagu otse sellel erialal ei tööta, aga samas ma töötan ka, et nimelt ma töötan veel Kidzone TV-s. Ehk siis see on selline telekanal, ilmselt kõik lapsed teavad, kus jooksevad sellised multikad nagu Hirmus Henri, mida ma olen ka laulnud. Ja minu ülesanne seisneb siis selles, et kuna need multikad siis tõlgitakse kas eesti või vene keelde, minu ülesanne on siis salvestada neid pealelugevaid näitlejaid ja siis need repliigid nagu kohakuti panna ära puhastada ja siis kokku miksida ja välja anda kanali jaoks. See Hirmus Henri on väga populaarseks saanud ja Hirmus Henri ise on siuke hästi krutskeid täis siuke vend. Kas sa oled ise ka selline natuke krutskeid täis? Nädalavahetust ainult võib-olla. Või selles suhtes, et ma arvan, muusikad on üldse nagu krutskeid täis, et kui sa teed sellist ametit, mis nagu puudutab meelelahutust, siis sa pead ka olema natukene võib-olla selline teistsugune, võib-olla natuke ülemeelikum ja lõbusam ja ma arvan, et eks mul natukene on kindlasti neid Hirmuse Henri krutskeid, aga võib-olla natukene teises võtmes. Tegelikult Artjom, siin sinuga koos Tallinna Televisioonis tegime ka ühte heategevusprojekti Aitäh elule. Kuidas on sinu seos veel heategevusega? Oled sa veel mingite projektidega seotud? Jaa, ma võtsin osa eelmisel aastal ka sellisest suurest projektist nagu Minu unistuste päev. Et
et seal me laulsime ka ühele haigust põdevat neiule, siis sünnipäeva puhul tegime talle sellise toreda üllatuse. Et ma ikka tegelen heategevusega ka. Kui oluline üldse on muusikuna siis anda tagasi ja tegeleda siis heategevusega? No see on selline, iga ühe jaoks on omamoodi, mõni teeb seda sellepärast, et näida teistele, et ma nüüd teen heategevust ja ma olen hea inimene, aga mõni teeb seda sellepärast, et tal on endal seda vaja või kui ta näeb inimesi, kes tõesti tihtipeale vahel tulevad ju sellised meilid, et meil on nüüd selline üritus, on ju, keegi ei maini heategevust ja tule tasuta esinema. Et umbes saad süüa. Et sellise heategevusega ma ei tegele, aga kui ma näen, et inimesel on reaalselt seda vaja või see teeks mingi hetkede elus tõesti nii palju ilusamaks kui see, mis ta päris elu on, siis ma kindlasti tulen ja aitan nii palju, kui mul võimalik on. Ja mina ka südamest tänan, et sa liitusid Aitäh elule projektiga. See oli väga tore projekt ka. Aitäh. Aga räägi, et millised on siis sinu suveplaanid, et kas pigem ongi pidutseda, sõpradega väljas käia või olla rohkem pereringis? Tegelikult austes ma viimasel ei ole eriti pidutse, et pigem ma tahaks sõprade ringis just trippida ja reisida võib-olla mööda Eestit ringi ja siis väljaspool Eestit ka võib-olla jõuda. Et ma ei tea, mul ei ole sellist otsast plaani, ma tahakski. Kui on hea ilm, siis ma lihtsalt panen endale siia praegu meelde tuletas, et ma kindlasti veedaks selle väljas, sest ilmselgelt meil on need ilmad sellised, nagu nad on. Et ühesõnaga igat head ilma kindlasti ära kasutada, kui mul just tööd samal päeval ei ole. Ja kindlasti siis näeb sind ka esinemas. Ja, just. Aga nüüd siis ongi aeg lasta Artjom esinema ja saamegi kõik koos tema muusikat nautida. Aitäh! Aitäh! On suvi saabunud meil linnadesse. Ma juba ette tean, mind ootab uus rutiin. Nüüd raske aasta saadan unustusse. See aeg nii kestma võikski jääda lõpuni. Sõbrad, aeg on käes, meil kokku saada, öö võib alata. Öises linna kuumuses me ringi seikleme, võib mured jätta homsesse, kui noored oleme. Üks tüdruk silma jäi, ta jätsin meelde. On nimi number käes ning sõnum saadetud. Kui palju tean ma tast vaid nägu kehakeelt. Mu jaoks end piisab, sest meil aega on ju veel. Õhtul kokku saab, see on soengu korda, peagi minema. Öises linna kuumuses me ringi seikleme, võib mured jätta homsesse, kui noored oleme. Öises linna kuumuses me viimast võtame, nii lubadusi eirates need ööd me vedame. Kui aeg lõpuks minna, on nii raske lahkuda. Kui see hetk niivõrd piinab, siis seda võib ju korrata. Öises linna kuumuses me ringi seikleme, võib mured jätta homsesse, kui noored oleme. Öises linna kuumuses me viimast võtame, nii lubadusi eirates need ööd me vedame.
nii laulis meile Artjom Savitski. Järgmisena viime teid telepildi vahendusel Põlvamaale. Meie Tallinna Televisiooni juht Revo Raudjärv ajab seal juttu Põlva vallavanema Georg Pelisaarega. Nad on seal kummalistes riietes, kuna ilmselt oli vee peal veidi jahe. Head Suvestuudio vaatajad, mul on hea meel tervitada teid kõiki pildiga siit Põlva järve pealt. Nimelt hakkame me siin vestlema Viikingi laeva peal Põlva vallavanema Georg Pelisaarega. Tere õhtust! Tere õhtust! No kas see on sinu jaoks ka harjumatu, et niimoodi Viikingi laeva peal, mis sõidab mööda Põlva järve, me vestleme? No üleüldse on minu jaoks natukene harjumatu laeva peal olla, sest ega ma ju ei ole kuigi sageli järvele sattunud ja siin Põlva järvel tegelikult ma olen järve peal täitsa esimest korda, peab tunnistama. Ah soo, lausa niimoodi. Täitsa nii. Kuigi tegelikult see järv on Põlva jaoks omamoodi sümbol, et ta on ikkagi üks, ütleme nii, et kõige ilusam koht, et siin ikkagi väga paljud Põlva inimesed käivad siin samas rannas. Ma saan aru, et see järv on tegelikult omamoodi sümbol. Ja kindlasti. Ja mitte väga pikka aega, sest ajalooliselt Põlval pole mingit järve olnud. Ajalooliselt oli Põlva üldse kirikuküla ja alles sajand tagasi hakkas siin arengut nagu olema. Ja eriti siis, kui ehitati valmis Tartu Petseri raudtee, mis hakkas Põlvat läbima ja siis hakkas siin nagu eluga rohkem keema. Aga see järv ise sai alguse eelmise sajandi 60. aastatel, kui paisutati üles Väike-Ora jõgi ja paraku tookord tehti seda kõike kiirustades, nii et päris palju jäi seda endist, mis siin põhjas oli, jäi alles. Nii et seda järve on tulnud paar korda tõsisemalt puhastada. Aga nüüd viimased 10 aastat on ta olnud täitsa heas korras ja vesi on suhteliselt puhas, kui kajakad seda ära ei riku, aga sellel aastal õnneks seda probleemi tundub, et ei ole. Ja roheline lipp saab siin kindlasti rannas olema, kui ilm vähegi lubab. Täna oli küll punane lipp ja sellest hoolimata 3 noormeest proovisid vee ära. Aga ma usun, et küllap läheb soojemaks ja siis hakkab ka roheline lipp lehmima. No me oma Suvestuudio ütleme siis saatega käime mööda Eestimaad ringi ja tutvustame siis pealinna inimestele erinevaid puhkamisvõimalusi väljaspool Tallinnat ja käisime just hiljuti Saaremaal. Kuna siis tasuks suvel Põlvat üldse külastada? Ma saan aru, et meie tulime siia just siis, kui siin toimuvad Põlvapäevad, aga kas suvel veel midagi toimub, et kuna siis pealinna inimesed võiksid Põlvat külastada? Põlvapäevad on tegelikult niisugune avalöök olnud juba üle 30 aasta, kus Põlva suvi algab. Ja sellel suvel, nagu tavaliseltki, on meil mitmeid hästi toredaid sündmusi. Nende hulgas nimetaks ära kõigepealt Lõõtspilli peoharmoonika, mis saab sel aastal toimuma 15. juulil. Aga enne seda on meil veel mitmed sündmused, mida tasub silmas pidada. Näiteks sedapuhku võidupüha põhisündmused toimuvad just Põlvas, Põlva maakonna omad. Ja siis tasub kindlasti tulla uudistama Intsikurmu muusikafestivali, mis toimub meil augusti 1. nädalavahetusel. 19. augustil on meil Eesti Rahva Laul Intsikurmus, suur kontsert. Nii et põhjusi tulla on kindlasti. Rallihuvilised, jätke ka meelde, et sellel aastal on hea võimalus saada osa Põlva linnakatsest Tartu ralli raames ja see on samuti 14.–15. juulil. Nii et sündmuste rohke tuleb see suvi igal juhul. Kui kohalikest omavalitsustest rääkida, siis üldjuhul ikka läheb jutt praegu sellistest väiksemates kohtades haldusreformi peale, et kuidas siis siin Põlva vallas nüüd elu käib, et kas on see haldusreform teil nii-öelda lõpuni viidud või ma saan aru, et tegelikult on veel neid, kes tahaksid liituda või kes siis tuleb teiega liita? No meil on enda arvates olukord stabiilne võib nimetada.
kuivõrd me oleme kokku leppinud 4 naabervallaga, et me ühineme ja saab siis olema umbes seal 500 ruutkilomeetriga omavalitsus ja meil saab olema 14 500 elanikku. Aga tänaseni veel ei ole päris ametlikult teada, kas meile ka täiendavalt juurde liidetakse või mitte, sest valitsus on teinud ettepaneku, et meiega ühineksid veel 3 omavalitsust, need oleksid siis Kõlleste, Kanepi ja Valgjärve ja siis saaks see Põlva vald olema küll väga suur. Põlva inimesed küsitlusel seda ei ole pooldanud ja need, kes meile justkui peaksid juurde tulema, ka ei ole selle poolt olnud, nii et ma loodan, et meil jääb ikkagi selline seis, nagu me oleme juba kokku leppinud eelmisel aastal, ehk siis tuleb selline paras ligi 15 000-line omavalitsus. No mille poolest praegu Põlva võib-olla on eriline, et kas on midagi sellist, mida võib-olla ka pealinna inimestele huvitav teada, et näiteks meil siin eetriväliselt me jõudsime rääkida näiteks sellest, et kortermajade soojustamine on näiteks üks selline suhteliselt haruldaselt selline, ütleme siis populaarne praegu? On küll. Ja see tegelikult teeb minule küll väga head meelt ja kindlasti mitte ainult mulle, vaid eelkõige nendele inimestele, kes juba on soojustamise ära teinud, fassaadi korda teinud, sest nad on avastanud, et ei olegi nagu üür ega kommunaalkulud kallimaks läinud, vaid tegelikult on tublisti odavam ja nüüd see osa, mis laenu tuleb tagasi maksta, see on lihtsalt niisugune, kus öelda, kuidagi kaasa antud hüve siis. Ja 20 aasta pärast, kui võlad on makstud ja kui elamine on korras, siis on ju suurepärane. Mõni aasta tagasi me seadsime eesmärgiks, et Põlva linnas saaksime kõik tänavad tolmuvabaks. Tegime ära. Nüüd ma ei tahaks veel välja hõigata, aga kui valimistel kõik hästi läheb, siis ma usun küll, et siis võiks nagu seada järgmise eesmärgi, et kõik Põlva valla korterelamud saaksid kaasaegse fassaadi ja korraliku soojustuse. No täna siin tegelikult näidati rahvale siis ka päris pikka asfaldijuppi, et ma saan aru, et tohutud investeeringud on ka tehtud siin lähiajal. Ja pärast seda, kui me oleme saanud Kruusa tänavad tolmuvabaks, pärast seda me oleme seadnud niisuguse sihi, et peatänavad saaksid ka uue katte. Esiteks see muidugi teeb tänavad stabiilsemaks, teiseks sõita on mõistagi mugavam ja kolmandaks eks ju korras ja siledad tänavad näevad ilusad välja ka. Ja me oleme investeerinud nüüd 3 viimase aasta jooksul tegelikult 1,5 miljonit eurot tänavatesse ja ka vallateedesse. Nii et vallateed on ka päris mitme kilomeetri ulatuses selle aja jooksul korda saanud. Kahju on sellest, et teedele on väga raske saada riigi raha ja rääkimata Euroopa vahenditest. Et seda kõike tuleb teha oma eelarvest ja paraku eelarve ei ole nii suur, kui nagu võiks tahta. Tõsi, valitsus lubab, et järgmist aastast kõik muutub, et päike hakkab paremini paistma ja talvel on külma vähem ja raha antakse rohkem ja kui see kõik nii läheb, siis muidugi oleme õnnelikud ja teeme edukalt asju rohkem. No kindlasti meie vaataja on juba mõelnud, et mis imelikud rohelises riietuses me siin täna istume, aga tegelikult on siin ikkagi üksjagu jahe, et kahjuks suveilmad ei ole veel ka Põlvasse kohale jõudnud ja ma küsiksingi, et nagu ma aru saan, siis need üritused, mis nüüd tulevad, et jääme siis lootma seda, et see hea ilm saabub ja siis pealinna inimesed on kõik teretulnud, ma saan aru, Põlvasse. Absoluutselt. Ma olen iga aasta mõelnud, et tegelikult võiks tallinlastest palju rohkem Põlvasse jõuda. Sest kui meil Põlva linnas on circa 6000 elanikku ja vallas on circa
4000 elanikku, et me suudaksime vastu võtta aastas ikka oma 100 000 külalist. Aga paraku meil umbes võib-olla kolmandik nendest käib. Et võtke kätte ja tulge vaadake, mis siin Põlvas toimub. Ikka ma kohtan ühte või teist inimest, kes ütleb, et oi Põlva, ma olen kuulnud küll, aga ma ei ole elus kordagi käinud. No tulge. No mina olen lausa siin samas Põlvas sündinud, nii et minu jaoks on siin, võib öelda siis sünnilinn, aga suur tänu selle intervjuu eest ja näed, kui huvitavat, et just Tallinna Televisioon oli siis see, kes viis Põlva vallavanema Põlva järve peale sõitma paadiga. No ütleks nii, et ikka täname siinkohal Viikingi laeva meistreid ja Viikingi laeva kompaniid, kes Põlvasse on sellise suurepärase võimaluse Põlva päevade ajaks inimestele pakkunud. Ja tegelikult nad andsid meile mõtte, et Põlva järvel võiks olla igapäevaselt ja igasuviselt selline laev olemas. No ma ei tea, kas me jõuame selle ära osta, aga igal mõte hakkas idanema. Aitäh selle intervjuu eest. Ja me jätkame siit stuudiost, kus meil on nüüd laua peal väga huvitavad burgerid, aga enne kui hakkame burgeritest rääkima, räägime natukene jääkarudest. Tere tulemast stuudiosse, Veronika Padar. Tere! Teie olete nüüd ka heategevuskampaania Jääkaru uus kodu juhte, et kaugel see kampaania on, kas jääkaru varsti uue kodu saab? Jah, tõepoolest jääkaru saab varsti uue kodu, et 7. oktoobril saab siis jääkarude uus kodu valmis ja jääkarud viiakse siis sinna üle, et nad saavad omale hoopis suurema, vägevama ja ilusama kodu. Mis selle kampaania jooksul nagu kõige vägevama tõuke on andnud? No tegelikult, kui see 2012 aasta alguse sai ikkagi just nagu see tunne, et millistes oludes nad elasid. Et tegelikult oli ikkagi väga kurb vaadata, kuidas maailma kõige suurem kiskja sellistes tingimustes elab. Eks see tegelikult oli ka üks põhjus, miks seda kampaaniat sai siis algatatud. Aga kas teil on juba mõttes ka mõnda uut kampaaniat alustada, et ega kõik loomad tahaksid veel paremaid tingimusi? Kes teab, ütleme, et Tallinna loomaaed on suur ja lai ja tegevuspõld on seal samuti suur ja lai ja mõtteid tegelikult on juba järgmisi, ütleme niimoodi, et meie tiigriorg, meie tiiger vajab ka omal uut kodu, nii et järgmisena mõtleme selle peale. Täna olete meil stuudios üldse toidu kontekstis, aga kuidas see side nüüd jääkarude ja tiigrite ja loomadega, kuidas see on tekkinud üldse? Ütleme niimoodi, et loomad on alati olnud minu hinges ja võiks öelda, et hea ja tervislik toit on minu hinges. Et lähtuvalt sellest tekkis ka tegelikult mõte, on tekkinud juba niimoodi aastaid see mõte, et miks mitte teha midagi sellist, mis nagu pakuks nii iseendale kui ka teistele selliseid häid ja mõnusaid maitseelamusi. Aga läheks nüüd selle söögikoha juurde, et Mustamäel Vilde teel avati uus söögikoht nimega Tule. Et mida see siis endast kujutab? Et ma saan aru, et seal saab burgereid. Seal saab neid gurmeeburgereid, mis meil on siis nagu niimoodi grilli peal käsitsi valmistatud. Saab tervislikke salateid, saab jäätise kokteile, smuutisid. Et ta on niisugune hea amps kiirele ja tegusale inimesele. Kas hamburger üldse saab olla tervislik? Me ikkagi ju hamburgeri peale mõeldes mõtleme ühtlasi Ameerika kogukatele inimestele ja tundub, et see viib ainult halvast suunas kehakaalu. Ta saab ikka olla tervislik küll, et võib-olla ta ei ole nüüd päris üdini tervislik, aga tegelikult siiski, kui vaadata kõiki neid koostisosi, mis seal sees on, et ma ikkagi arvan, et tänapäeva inimene üha enam mõtleb tegelikult selle peale, mida ta sööb. Ja ka nagu siis meie pakutavates burgerites on siis koostisosad viidud selleni, et nad ikkagi sisaldaksid vähem rasva, aga samas oleksid siuksed maitsvad ja toitvad. Üks probleem mul tekib hamburgeriga alati on sai, et kas nüüd tehes oma väga tervislikke hamburgereid, kas teil ei ole tulnud ideed, millega sai asendada? Aga tegelikult ütleme niimoodi, et see ei olegi nagu, see on ka oma retsepti alusel valmistatud sai ja siin ei ole ka tegelikult väga palju nisujahu. Et siin on ka täisterajahu, siin on kliisid ja siin on erinevaid seemneid. Nii et ka sai võib olla tervislik? Just.
aga mulle tundus, et ma nägin seal vahel ka natukene juustu, et kas ka juust on kuidagi eriline, et siin teame, et paljudel inimestel näiteks on laktoositalumatus, et kas olete ka selle peale mõelnud? Ja, et meil on tegelikult valikus mitut sorti erinevat juustu, et mida me siis saame nagu kliendile nagu pakkuda. Aga antud juhul nagu siin on tegemist siis lihtsalt sellise tavalise eestimaise juustuga. No Eestis on väga populaarne toitumisnõustaja Eerik Orgu ja teil on tema poolt ka hinnang. Kas võite siin natukene oma enda sabasulgi kergitada ja rääkida, mis hinnangu te saite? Sabasulgi ma siin nagu väga kergitada ei tahaks, aga siinkohal nagu ütleks seda, et ta tõepoolest tuli meie siis toidukoha avamisele ja esmalt ta kohe uuris, millest burger koosneb ja samuti ta siis seda ka maitses. Ja nagu tema ka ütles, et hästi oluline on ikkagi tänapäeval inimestel see, et inimesed enne kui nad kuskile sööma lähevad, et nad uuriksid, mis on need koostisosad. Ja tema näiteks nagu jäi rahule, ütles, et oli väga hea. Nii et varsti tema need järgijad, kes seda mobiilirakendust kasutavad, näevad mõnel päeval, et mine käi Vilde tee kohvikus ja osta üks hamburger. Väga võimalik. Ja et Eerik Orguga me ilmselt ka oma koostööd jätkame. Aga kuidas te seda söögikohta veel kirjeldaksite, et kas see on ikkagi selline koht, kuhu ma tulen nüüd õhtul seltskonnaga burgerit sööma või tasub sealt läbi astuda ka sellise lõunapausi ajal või miks mitte ka tulla hommikul mingeid äkki tervislikke vannkooke sööma? Ja, et põhimõtteliselt, et ta ikkagi on meil lahti kogu päev. Ja kes tahab tulla lõunasööki sööma, saab seda teha täpselt. Meil ongi niimoodi, et seltskonniti inimesed käivad lõuna ajal, siis tuleb mingi kamp õhtusel ajal, näiteks pered käivad õhtusel ajal, tulevadki, võtavad omale salatid, smuutid, jäätise kokteilid, hamburgerid ja niimoodi naudivad. Kas drive-in on ka? Ei, drive-in ei ole. On plaanis? Ei, et see selles mõttes, et las see jääb ikkagi McDonaldsile ja S-burgerile, nii et seega koht on avatud täitsa hommikust alates ja õhtul kui hiljani välja, et kella 8-ni välja. 8-ni välja, et selles mõttes ikkagi selgelt söögikoht, et kokteile sealt ei maksa hankida. Et ma arvan, et selleks, kes tahab natukene rohkem, et meil on küll hüüdlause, et naudi grillilt, võta chillilt, aga kes nagu päris sükest mõnusat väga chilli ole, mis tahab, et see ilmselt leiab omale siis nagu mõne muu koha selle jaoks. Aga täname teid stuudiosse tulemast ja uut söögikohta tutvustamast ning usun, et siis kõikidel inimestel on põhjust sinna Vilde teele sammud seada. Kindlasti. Ja edu nende jääkarude ja tiigriorgudega ka. Aitäh! Meie jätkame nüüd aga muusikaga. Pigista mult kinni käest, nii päeva vedame, seistes pilvedel. Päevast päeva rutates näeme vaeva, et ellu jääda, tõustes elu treppidel. Vaid kord elus elades pühendume materiaalsele, vähe teine teisele. Kui saabub meie aeg, süda hüüab kõigest väist. Hoiab veel, pigista mult kinni käest, nii päeva vedame, seistes pilvedel. Peatub aeg, maailm ei pöörle, et mis on vaid meile ka. Tahaks rohkem veel, kui kas see tõeliselt rõõmsaks meid ka teeb. Elust mõtet otsides selgub, et varjus peite võnn on pikalt olnud nina ees, sest kui oled minuga, siis kõik halb läheb lekima. Ja ma palun, hoia veel, pigista mult kinni käest, nii päeva vedame, seistes pilvedel.
seistes pilvedel. Suur tänu Artjom Savitskile meeleolu loomast. Meie oma suvestuudioga siin ka lõpetame ja soovin teile ilusat õhtut ja kindlasti suvel käige Aegnal ära. Kohtumisel!